Nii, ma olen omadega juba siin koduteel. Kell on praegu umbes 11, et peale seda, kui me Tammega siis lõpetasime trenni ära, siis ma läksin ühte tantsuvideot filmima, nimelt ühele vist Free Flow stuudio. Tantsutreener Gene siis andis mulle seal töö. Nimelt siis oligi vaja seal tantsustuudiole mingi tantsuvideo teha. Ja siis olime Tallinna Ülikoolis mingi peaaegu 5 tundi filmisime, sest et kogu aeg tantsid, tegid oma mingeid kavasid läbi, läks pekki, uuesti ja niimoodi lihtsalt mingi 5 tundi. Aga üsna lahe oli. Ja aga kell on juba nii palju, et ma arvan, ma jõuan mingi kohe koju ja siis kiiresti sööma, magama. Seega täna lõpetame siin ära, lähme juba homme. Nii, uus päev. Igastahes, kui meile õhtul kodust välja liikusin, siis oli ilus soe, kõik päike, kõik jutud särgiga. Täna hommik on terve päev vihma sadanud ja siis ma hakkan nüüd rattaga treeni poole minema. Et loodan, et midagi juurde saja, aga igastahes treeni ma lähen Spartasse, sest et ma pean siin ühed võtmed viima. Tegelikult ma Spartasse eriti minna ei taha, aga korraga uus võib seal käia. Ütleme nii, et mul on elujooksu olnud ka natukene mugav ratta sõita. Rinnatrenni alustasin ma siis oma selle trenni ainukese baasharjutusega, ehk siis hantlitega rinnalt surumisega. Mul on tegelikult niimoodi, et mul on mingid perioodid, kus ma teen siis kangiga surumist ja siis mul viskab see üle ja siis ma lähen jälle hantlite peale. Et siin ma läksin see päev kuni 46 kiloni, et kohe järgmises seerias te näete seda, mida ei tohi teha. Nimelt, et ma olin natuke vist liimist lahti see päev või kuidagi mõtted olid eemal. Eks ma võtsin 46 kilo, mis on hetkel mul kõige parem seeria. Ja siis ma, kohe näete, mis juhtus. Ehk siis ma teadsin, et mul ei ole jõudu, aga ikkagi ma üritasin teha ühe kordus rohkem. Ehk siis ma tegelikult alati jätan natuke varu sisse. Nüüd te võite näha, et ma tegelikult juba natuke värisen seal all. Teen hästi raske kordus ära. Ja siis mõtlen, okei, üritame veel ühte. Aga tegelikult ei tohiks nii teha. Pigem jätke väike varu sisse ja nüüd ma siis põhimõtteliselt kukkusin ümber seal ja Olega Nissum vaatas kurja pilguga, et ma loobin hantleil. Teise harjutusena ma tegin siis mehaaniliselt tegelikult väga sarnast harjutust. Ehk siis liigutus on täpselt sama, lihtsalt see masinal. Ehk siis siin ka tegelikult ma natukene ülehindasin ennast. Ei jõudnud teha, siis kohe sain aru ja panin veits lihtsama raskuse ja pumpasin peale. Et kui te alati valite raske raskuse, pole midagi, ei jõua, siis lihtsalt pange natuke kergemaks, pumbake peale ja kõik on hästi ja järgmine seeria tehke õige valik. Nüüd siinkohal ma pean Spartat kiitma, et see on üks minu lemmik rinnamasinad üldse nagu jõusualides Eestis. Eks see on ikka see lendamismasin pakub ikka väga hea tunnetuse ja ma usun, et kõik Sparta treenijad on väga rahul selle masinaga, eriti mehed. Viimasel ajal ma tegelikult piirdungi ainult 3 rinnaharjutusega, et minu arust on see küllalt. Edasi läksin õla juurde. Esimene õlaharjutus on siis tavaline istudes surumine. See on pigem see õla esiosale see masin. Järgmisena läksin õla keskosa juurde, tegin küljele lendamisi, et täna ei olnud eriti hantlit isu, pigem võtsin ploki ja tegin sellised kõrgemad kordused pumpamise peale. Triitsepsit alustasin siis klassikalise käte sirutusega. Seekord kasutasin nööre, et ma iga trenn varieerin seda, et ükskord teen selle pulgaga, teinekord nööriga, vahest üldse üle pea ühe käega, et see on siuke maitsasi. Oma trenni lõpetasin siis sellise rööbaspuudel surumist imiteeriva triitsepsi harjutusega. Mulle tõesti ka see masin väga meeldib, et see on selline variatsioon neile, kes muidu ei tee rööbaspuid, aga tahaksid teha. Seda masinat ma pigem ei soovita neile, kes on juba teinud mingi 5 rinnaharjutust, sest et see liigutus ise võtab ka nagu rinda töösse. Lõpetuseks siis vormikontroll veidi rohkem kui 4 kuud enne siis Eesti meistrivõistluseid. Nii, jumal tänatud, õues on vahepeal hakanud päike paistma, vihm on järele jäänud. Ma isegi viitsinud hakata riided vahetama, sest mul on lihtsalt kõik riided üleni porised, sest ma panen täpselt samamoodi koju tagasi. Siis nüüd ongi, järgmine samm on kodu.
siis väike lõuna ja siis läheb päev edasi. Koju tagasi, hetkel käib meil siis kõva kana praadimine. Tegin just omale siis toiduga valmis, mis siin on siis umbes 100 grammi pastat, natuke täistera, natuke tavalist, kanafilee ja siis kõrvale söön ilmselt mingit tomatit või midagi. Siuke täiesti standard post-workout meal. Korteris, mis on tegelikult selles mõnes oli omad. Võiks veel mõnes sul on. Jah. See on detaallust. Päriselt on siis absoluutselt kõik kokkumise nimistu kuulub sellele lisandub nüüd oma esimeste palkad ja oma võib-olla see riigi. Täna kõigi Instagramid on täis nende jäätiste pilte, nimelt siuke välismaine siis valgutoode jällegi. Järjekordne valgutoode tuli ka Eestisse täna. Ma ei tea, kas täna igastahes kaubamajas sai seda. Et tegelikult mul ei olnud isegi kaubamaja asja, aga kõndisin mingi 15 minti ekstra, et seda jäätist osta. Et terve see purk on 175 grammi ja 125 kalorit vist 100 grammi kohta, ehk siis nagu ta on küll väike, aga väga palju kalorid ei anna. Teen kohe väikse taste testi ka. Näeb välja küll nagu jäätis, aga diivanile kukkus. Pole paha. Lohila on tühjaks söödud. Kui ma ütlen ausalt, siis see on nagu üks parimat 200 millegagi kalorit, mida ma olen lähiajal üldse ära söönud. Et maitse on 10/10. Lihtsalt hind on krõbe. Kõige lojaalsemad fännid vaatavad uut videot. Nii, tänane väga tihe päev hakkab lõppema. Et tänasega ma kindlasti seda veelooga ära ei lõpeta. Teeme homme edasi. Täna on päris palju juhtunud, nimelt vahepeal me eriti rääkinud siia kaamerasse. Aga käisime vaatamas siis kortereid. Nimelt siis lähitulevikus, lähikuude jooksul, võib-olla isegi kuu pärast hakkame siis korterit ostma ja kolime ära. Ehk siis need olid mõned potentsiaalsed, mida vaatamas käisime. Ega sinna on veits aega veel, et seda näeb. Aga näitan teile, mis ma õhtuks ka söön. Täpselt sama toit, mis päeval. Plastikkarbist, nagu kavaks on. Kana, pasta ja kohtume juba homme. Tere hommikust, minu uus päev algas siis põhimõtteliselt meal prepiga, praadisin kana nagu ikka. Ja mul on väga hea võimalus tegelikult näidata teile nüüd ühe korraga 90% oma stay of eating ust. Kõigepealt siis siin on mul 500 grammi kana toorelt, 400 grammi kartulit, hommikusöögiks on kaerahelbed, siis 80 grammi kaerahelbeid, 100 grammi õuna, üks valgupuding ja siis malts. Mõtleselt siis lähen kuni õhtuni välja, õhtul vaatan täpselt palju mul kaloreid on alles, võib-olla söön mingi vahepala vahepeal ja nii lihtne see ongi. Et toit on piisavalt, ma arvan, et dieedil väga sellest kõhtu jääks ei jää. Nii, järgmine plaan on see, et panen rattaga ajama. Ma ise elan Nõmmel ja ma pean sõitma Kalamajja. Lihtsalt veits. What's up, Mikk? Vahepeal oleme jõudnud siis omadega trenni. Olen siis koos oma sõbra Oliveriga siin trennis. Ja viimane trenn, mis me siin tegime, oligi see 10x10, see hullumaja. Ja täna teeme natuke kergemalt. Trenniks on siis pull day, ehk siis selg, biceps, õlatagaosa. Ja nüüd kohe paneme hästi hüpersinemaatilise trennifooti käima, sest et Oliveril on natuke vingem kaamer kui mul.
ja kuskile taha. Ma ei tea, mis siin on. See on täpselt selline koht, kus toimuvad mingid narkotehingud ilmselt. Aga mõtlesime, et me lennutame veits. Taevas on üsna lahe seal taga. Mingid torm hakkab pihta, et ma loodan lihtsalt liiga tuuline selle jaoks ei ole. Oh, kuule, kas sa ei saa juhtida seda praegu või? Ma saan. Me hakkasime just, mul nagu teeb telefoni faili sellest nagu droonikaadrist ja siis hakkab vaatama, siis mul tuli meelde, et ma juba võetanud rekordi, seega kahjuks droonikaadrit seekord ei tule. Nii, ma olen nüüd siinmaal, kus ma tegelikult peaksin selle video ära lõpetama. Ma ei oska nagu midagi eriti rääkida. Seega lihtsalt nautige Jaane, loodan selle video enne Jaane üles saada. Sööge kana, kui meeldis, siis subscribe'ige ja...